Järgnevas terviseteemas avame kõrva-kurgu-ninahaiguste teemasid. Neid haiguseid ravib üks ja sama arst. Kuidas need haigused on omavahel seotud? Jah, kindlasti kõrva-nina-kurgu haigused on kindlasti omavahel seotud. Kõrv, nina ja kurg võiks öelda, et on ühe süsteemi osa. Mis see tähendab? See tähendab seda, et kui ühes regioonis esineb mingisugune patoloogia, on hea tõenäosus, et mõjub teisele regioonile. Näiteks, kui ninaneelus esineb mingisugune probleem, eriti lastel näiteks adenoidid ja nii edasi, ta võib mõjuda kõrvale, täpsemalt nagu keskkõrvale. Miks see juhtub? Sellepärast, et keskkõrv ja ninaneel on omavahel ühenduses niinimetatud eustahitoruga. Samuti nina ja kurg ja kõri on vägagi omavahel seotud. Kuidas aru saada, et tegemist on allergilise nohuga? Allergilise nohu sümptomid on väga sarnased näiteks tavalise külmetushaiguse ajal esineva nohu sümptomitega. Allergilise nohu ajal esineb näiteks ninakinnisus, jooksev nina, sügelus ninas, silmades, silmade punetus, võib samuti esineda kurguvalu. On märkimisväärne, kui sellised symptomid esinevad just mingi teatud allergeenide kokkupuutumisel, näiteks koera või kassikarv, hooajaliselt näiteks erinevate puude õitsemisel või siis tolmuallergia võiks ka olla. Miks peab olema ettevaatlik apteegist ostetud ninaspreide kasutamisega? Ninaspreidega täpsemalt just ma räägin praegu nina turssi alandava efektiga ninaspreidest. Näiteks sülemetazoniili sisaldavad spreisid. Nendega tuleb ettevaatlik olla, kuna need on muidu väga efektiivsed ravimid. Kui me kasutame seda nohude ajal, siis ta võtab tursed väga efektiivselt maha, saame hingata, aga pikaajaliselt kasutamise ajal võib esineda probleemid, tekib sõltuvus. Et ei ole soovitatav, rekomendeeritud üldiselt ei ole rohkem kui 3 päeva kasutamist ja kindlasti ei maksa nagu pikem kui nädala jooksul seda kasutamist. Juhul, kui see juhtub, siis tekib selline medikamentoosne riniit, mis on juba nagu selline sõltuvus ja see tekitab rohkem kahju või kasu ja siis sel puhul juba vaja arstiabi. Kuhu võib pöörduda? Kust võib abi saada? Esimene loogiline valik ka perearsti juurest tuleb pöörduda ja kui perearst leiab, et ta vaja spetsialisti abi, siis ta koostab saatekirja ja selle saatekirjaga saate juba meie poole Ida-Tallinna Keskhaiglasse pöörduda. Meie kõrva-nina-kurgu haiguste osakond asub Magdalenas 5. korrusel ja me tegeleme nii ambulatoorse kui ka statsionaarse ja päevaraviga.